sul on uus see Mosse projektikas või? Ei täiega jah, see on natuke avariiline, et siit on vist pikka saanud, aga Okei, panid pauku kohe nagu peale oskust? Kohe esimeses kurvis tõmbasin puusse sellega. No ala juhitav on natuke. Harilik Mosse mees nagu, keerab ka vähe kuidagi nagu. Jaa, lokki on vähe. Kas Viceläbil on kitt ka või? Mosse kitt. Anos de vida normal, sim que eu passei lendo jornal. 26 anos querendo você, 4 passei vendo TV. 26 anos de vida normal, sim que eu passei lendo jornal. 26 anos querendo você, 4 passei vendo TV. 26 anos. Mis mure on? Ma ei tea, ütle mulle, kas see auto, kas see aku paneb selle auto käima? Selle mootori? No ma loodan, et paneb. Aga ma lubada ei julge. No mul on see, et ma tahaks valmis teha ja siis keerata võtid, mitte keerata võtid, vajutada nuppu ja käima panna. Aga kui see ei pane seda käima... Kui pane, siis on wiring valmis tehtud selle järgi ja siis on nagu jama natukene. Jep, mul on nii oluline asi, et vaata, me paneme selle aku siia. Ma otsustasin, et paneme selle aku siia, sest meil on siin on meil BMW symbol on jah. Siin võib-olla on meil plexiglass, võib-olla. Symbol on meil ECU. ECU. Ja siia vahele täpselt sobiks. No, tundub küll seda moodi. Aga näed, ma olen siin vahepeal nii kaugel jõudnud, et BMW on meil paigas, mitte paigas, aga on ühendatud. See on üks, meil on neid 2 tükki neid. See on siis see, mis juhib meil mootorit ja mootoriga seotud tööd. Ja ma tegingi nii, et teine on, mis on juhib tulesid ja kere küljes olevaid asju. Aga proovime akut mingi teise auto peal. Meil on siin teist pilmid ja hakkame akut katsetama nagu. No proovi veel. Ma arvan, et me peaks päris tulemuse saamiseks võib-olla äkki päris klemmi tegema või? No enne nagu väga ei lubanud, aga tead... Kehvad juhtmed ei lubagi teinekord. Kipub nii olema jah, et ega tegelikult minu meelest tavalist krokodillidega ei saagi otse täiesti tühja asja käima. Aga nüüd panime natukene otse, välistasime selle halva ühenduse teema. Tegime ajutised otsad ja... et testida jah. No mis sa arvad? Mis sa arvad? Mu panused on ikka kõrged, ma ikka loodan, et läheb käima nagu no. No karpa pill ka vaata, see tahab enne natukene... Natuke rohkem käiamist saada. No aku on hea. Aku kannatab käiamist. Perfect fit või? No, peaaegu. Vaat isegi aku kast äkki mahub ära, kui ta jälle keskel veel, ma arvan, et tahab siia poole. Siis peab selle ikkagi eest ära lõikama. No nii ongi need mootor vahel jah? No põhimõtteliselt, ne vaata paigalt ära. Vahel. Sain ema tala kätte.
mis sulle meeldib? Mulle meeldib, kuidas see mootor siia istuma. Vaata niimoodi siin ilusti kapotist kõvasti allpool ilusti siin kõik asjad mahuvad ära. Kollektorid, värgid tuleb natukene ringi teha. Radikas saab siia originaalkoha peale natuke mõned plekid siit lõikame. Ja tule vaata tuppa ka. Kõik käigukast on toas. Käigukast on toas, siit on hea käike vahetada kohe. No natukene tuleb seda suuremaks teha. Tegelikult nüüd tekib probleem kardaaniga, et kardaan on suhteliselt kõrgel, aga sild on suht all, et siin see kardaani esimene osa peame kindlasti lühemaks tegema ja proovime seal kuidagi ära mahutada see asi. No mis jama sa korraldad sinna? Tahaks käima panna, aga saad aru, süütelukk ei tööta. Süütelukk on asi. Ma vaatasin sul siin mingid kuredi kõik juhtmed lahti täiesti nagu, sa räägid mulle süütelukk. Nagu täiesti, jah. Ega siin ongi kõik on lahti võetud. Natuke keerulisemaks teeb see, vaata, kui ise ei võtta mootorit maha. No jah, ei tea. Siis on see olukord, et ei tea, kust mis on, mida saaks ära markeerida. Siin ma nagu meeldib, selle vene keelega on ka nagu ta on ja eks nende skeemidega on ka nagu ta on ja eks juhtme värv on ka siukene, vaata, et kas on kollane, beež või valge nagu. Mis ta kunagi oli ja mis ta nüüd on nagu? Nii igat värvi natuke. Aga mis siin on siis natukene juhtmeid ja läheb käima? Põhimõtteliselt oleme nii kaugel, et on ühesõnaga oleks vaja süüde panna ja ajule vool on olemas ja siis starterid. Nii lihtne ongi. No jouki-jou. Jouki-jou. Kas jouki-jou on 1 või 2 sõna? Ma ei tea. Kaspar mõtles selle välja tegelikult, vaata. No nagu nende sõnadega ikka Kaspar teab nagu. Aga vaata, täis sai. Sai täis, jah? Jah, niriseb. No aga räägi, mis siin, kui siin on juba vahepeal muutnud päris palju, jah? Kuule siin nipet-näpet on toimunud vahepeal, jaa. Panime just jaotusvedeliku sisse. Vahepeal juba panin, aga siis veits kuredi oli siin mingi asi katki. Täna panin uuesti. Nüüd tundub, et on korras. Õli on sees, jaotusvedelik on sees, kütus on ühendatud. Siin vaikselt hakkab looma. Meil on teha summuti, shifter, õhutorustiku pean siin kokku tagasi panema ja ühesõnaga ongi. Nina hakkab vaikselt kokku tagasi saama. Noh, viimase peale. No, ma arvan ka. Kas Bemmi mootorit Bemmile on lihtne panna või? No, oleneb millisele nagu. Ja oleneb, kuidas seda panna tahad. Kas see on lihtsam või raskem, kui näiteks sellele Mossele panna seal Bemmi mootorit või? No, Mossele tundus natuke lihtsam kui siia. Aga noh, Mosse puhul ei saa ka öelda, et seal väga lihtne oleks olnud. Palju customit oli niikuinii. No see on imelik, kui Bemmi mootorile... Bemmile Bemmi mootor ei lähegi Bolt on või? See on vähe kahtlane ja ma ei tea ka. Ma ise mõtlesin ka, vaata. Võtame pana välja, paneme uue asemele, paneme käima nagu noh. Ja see on ka imelik, et Mossele on sama lihtne panna Bemmi mootorit kui Bemmile Bemmi mootorit. Audile oleks ka sama lihtne panna Bemmi mootorit, ma arvan. Tegelikult võib-olla ei ole ka reis, ma tegelikult ei tea. Mingi differ käib tagurpidi või midagi või kuredi. Pärast on mingi siuke error, vaata on 5 käiku tagurpidi nagu noh. Aga Volvole Bemmi mootorit? No Volvole on nagu siin Henrik, meil on ekspert ka endal omal majast võtta, vaata. Volvole Bemmi mootorit. Henrikul on ju siuke Volvo Bemmi mootoriga muidugi. Et üks päev läheb koju, järgmine päev on uusi rehve vaja. Läheb järgmine päev koju, jälle on uusi rehve vaja nagu noh. Bemmi mootoriga mingid jamad nagu käivad kaasas, tundub. Ah, see on Volvole ka. See Volvo vist ei sõida üldse. Aga igale poole on sama lihtne panna ükskõik mis mootorit põhimõtteliselt. Ma arvan ka, inimesed arvavad, et teisele autole mingit võõrast mootorit panna on õudselt raske, tegelikult ei ole. Täiesti lamp nagu. Seda mootorit siia ma olen palju raskem panna kui Volvole ja Bemmi mootorit. Kindlasti, kindlasti. Ma võin öelda kohe, et seal mingid asjad, mida siin pidi lõikuma, olid Bolt on nagu. Absoluutselt. Siia võib-olla oleks olnud lihtsam panna Volvo mootor hoopis nagu noh. Absoluutselt. Ja nii on. Jou. Räägi, mis teeme? Võtame
ma teen vanakoolina, nii Ja nagu nii. oli 10 aastat tagasi, paigaldasime white band labdakontrolleri ja nüüd hakkame manual boost kontrolleriga boost'i keerama. ja boost'i kella panime ka nagu. Seda mina ei mis tee. see praegult, mis see boost'i kell näitab või? Mitte midagi, minu arust Kaido pani hommikul video mulle selle kohta, siis minu arust on see katki nagu vaata, et ma ei teagi, äkki peab turbot vahetama hakkama. Tavaliselt 900 Volvo nii väikseid numbreid ei näita nagu boost'i kella peal. Need, millega minul kogemust on, jaa, ei näita nii vähe tavaliselt, et see kell põhimõtteliselt ei liikunudki nagu. Peaaegu tuli napilt vaakumist välja. 0, võib-olla 0,15 võib-olla nägin äkki. Rohkem. Aga see kell on ka vaata natuke paindes, et eks ta seal 0,2. No vaatame, kas me saame selle seiri veits kõveramaks ülespoole ka või mitte nagu. Vot. No nii, esimene see test drive. Proovime siis palju see Peedu kontroller kuradi juurde andis nagu noh. Oi, plää, oot-oot-oot. Uus vedru on hea nagu. Me otsustasime, et see, et ta korras paigib palju on lampa, siis tegelikult hoidis 0,7, et ühesõnaga, Kaido on harjunud palju kiiremaga, et paneme juurde. Keskmistel pööretel oli liiga rikas ka, et paneme rõhku juurde. Nagu paneme rõhku juurde, vaatame see juhtum. Äkki läheb segu paremaks nagu. No räägi, mis muljed on siis? Peedu jupp töötab igatahes nagu nii palju, kui nagu meil vaja on. Aga Volvo ka töötab või? No turbo on väike, nagu siin teada oli kohe, aga sellega ei ole hetkel midagi teha nagu noh. Et peame leppima sellega, et korra saame üle 1 baari boost'i, aga edasi on niisama vaata. No peaaegu vabalt hingav. Parem kui enne, aga hea ei saa öelda. Olles varem lihtsalt originaaliga sõitnud, siis on pärast päris 20-eurone tuuni jupp nagu. No see oli selle mootori puhul oma raha täiega väärt nagu. Ja kuna sul on see Vene turupill, millel ongi mingi 0,3 barri teha, siis nagu siia 0,8 saada on nagu päris mõnus. Teine asi kohe. Teine asi kohe.